Tervitusi ka minu poolt, ma vaatan, kuidas need tehnoloogia asjad siin töötavad, et äkki ei hakka muidu. Tervitusi minu poolt jah, et nimi on juba näha, keda tunnen, keda ei tea, siis rõõmuga tundma. Mõni aeg tagasi Üllega rääkisime siin, et ta palus mulle, et äkki ma tulen räägin teile, mis on Microsofti ja üldse nagu IT-maailma nagu niisugused suuremad suundumused edaspidi ja teatavasti ilmselt kõik on ka kuulnud ja sõna pilv, mis kohati on küll nagu häguseks, mis asi on pilv või mida see nagu tähendab selles kontekstis täpselt, aga et räägiks pilve suundumusest Microsoftiga, mis see nagu tähendab, et kui me siin vaatame viimaseid aastaid üldse IT-turgudel ja eriti äri-IT-turgudel, siis kes on nende asjade tuttavad, kindlasti teavad sõnu Amazon, Google, nüüd ka Microsoft. Tegelikult Microsoft oli, kes natukene hiljem alustas kogu selle strateegiaga, et kogu oma lahendused, kogu oma äritegevus, eelkõige mis on just äri puudutav, nii lõpptarbijates kui korporatsioonide vahelist äri, et see ei pea olema tingimata täies ulatuses hallata organisatsiooni enda poolt, mis on ei ole kindlasti nende organisatsioonide põhitegevus, omab palju kulus ja palju probleeme, et see võib olla ka nagu see professionaalse organisatsiooni hallatud tehnoloogia sinna on jõudnud, see kõik saab olla kuskil mujal, kellegi teise poolt hooldatud, sätitud, tehtud ja pakutud kui teenus. Sellega esimesena üks edukumad suuremad tuli välja Amazon, kes pakub suuri, algas juba raamatumüükidest, mis sisuliselt on tänapäevaks suures osas liikunud internetti, aga nüüd tänaseks päevaks ka kõik suured muud ärilahendused, samamoodi Google kogu äriga ja Microsoft, keda võib-olla majandusanalüütikud, kuna Microsoft üks maailma suuremaid organisatsioone, olid suhteliselt skeptilised veel 5 aastat tagasi, kas niisugune organisatsioon on võimeline niisugust muutust üldse tegema. Ja minu isiklik kogemus on Microsoftiga juba 2006. aastast, kus ma olin ka seotud selle kompaniga ja ma mäletan väga hästi, kuidas tol ajal oli Microsofti juht Steve Ballmer, kelle peamine strateegiline sõnum oli see, et meie eesmärk on developer. Developer on see, kes arendab tarkvara, kes teeb kliendile seda parajaks ja et see on nagu see, mida nagu äriklient võidab. Tänaseks päevaks on Microsofti uus juht on mõnda aega täiesti peale nii-öelda pööratud see strateegia ja üllatavalt hästi on see muudatus nagu nii turu poolt kui ka Microsofti suur organisatsiooni mõttes nagu juhtunud, et mul on hea võrdlus just töötasin Microsoft 2006-2010, nüüd taas liitusin selle aasta kevadel, näha, mis vahepeal on organisatsioonis toimunud ja see on päris suur ja samamoodi klientidel, et kui Microsoft ettevõttena ärina oli tavaline maailma suurem firma, kes müüs tarkvara litsentsi Microsofti Office'it suures osas ja müüs seda kliendid ära, suurtel kliendid palju rahast, väiksema rahast ja sellega see äri piirdus ja järgmine aasta uuesti järgmine versioon. Tänapäevaks suur osa käibest ja see on väga suur muutus, mis järjest nagu toimub, ei müüda enam üksegi litsentsi, vaid müüakse teenust. Ehk siis teenust, mida Microsoft ise nii-öelda siis pilves pakub ja hooldab ja haldab. Ja ma natuke tutvustan, mis on nagu just võib-olla teid rohkem nagu huvitav tänase teema kontekstis huvitavad suundumused ja teemad, mis on nagu lähiajal juhtumas ja mis on ja miks seda tehakse. Ehk siis just majandustarkvara ja äritarkvara raames. Et panime niisuguse, vabandan ette, peale pool slaidid on inglise keeles, aga ma seletan, ma üritasin ka eesti keelde panna, aga paistsin nii koledad, ma muutsin, jätsin inglise keelseks. Keeleliseks, jah, teine asi on see, et kui korra läheme veel algsele slaidile tagasi, et pealkirjaks nagu pilveteenust sai tegelikult hoopis Microsoft Dynamics 365. Ma korra küsiks, kellegile see sõna ütleb midagi Dynamics 365 peale siis partnerid, kes seda ilmselt on kuulnud. Ma näen, et käsi ei ole väga, see tähendab, et siis on hästi, see ei tohi kuidagi öelda, sest ma räägin teile kohe asja, mida ma tegelikult ei tohi rääkida. See Microsoftil on tulemas selles valdkonnas täitsa uus lahendus,
lahendus ja see saabub turule tegelikult globaalselt novembriks. Nii et ühesõnaga see, mis ma praegu räägin, seda tegelikult ei ole olemas ja ärge palun edasi rääkima. Nii, ühesõnaga uus Microsofti juht Satya Nadella lihtsalt panin siia alustuseks, et natuke võib-olla mõista seda tagamaad sellega, et mis on nagu korporatiivne nii-öelda eesmärk või niisugune on just see Microsoft, mida Microsoft teeb, pakub nii-öelda mobile first, cloud first ehk siis nutiseadmete ja pilveteenuse äriteenuseid, mille eesmärgiks on siis nii-öelda kõikidel inimestel olla rohkem produktiivsed ja saavutada seda rohkem. Lihtne lause, kohati see, aga ma kohe räägin natuke lahti, miks mida selleks tähendab. On uuritud välja, et mingil hetkel, mõned aastad tagasi on maailm jõudnud sellesse kohta, kus igal ajahetkel tegelikult seadmed, inimesed genereerivad rohkem andmeid, kui kogu maailma arvutusvõimus jõuab neid tegelikult töötada. Et me igal hetkel genereerime andmeid, erinevaid andmeid rohkem, kui kõik võimud kokku on, üldse seda jõuaks nagu midagi analüüsida, sest midagi tarka välja võtta. Et mäletan oma kogemustest võib-olla 6-7 aastat tagasi, eriti majandustarkvaraga tegeleb, ma olen ise majandustarkvara taustaga 20 aastat selles valdkonnas konsultandi, projektijuhi kui ka müügipoole peal olnud, et mis oli põhiliseks probleemiks, ilmselt paljud on ka praegu, aga see on see, mis on nagu järjest rohkem muutunud, et kus saada mingisuguseid andmeid kätte, kuidas leida vajalikke andmeid, kuidas panna neid nagu niisugust arusaadavasse vormi. Et järjest rohkem, ka tänapäevaks enamus kliente on hädas nagu hoopis sellega, et andmeid on liiga palju, et kuidas sellest tohutust andmerägastikust, mida kõiksugused protsessid, masinad genereerivad, kuidas sellest nagu mõistlikku infot kätte saada, kuidas saada leida just see info, mida on parasjagu otsustada vaja. Et sellega seadmed on eksponentsiaalselt kasvanud, seadmete hulk, iga seade tegeleb oma asjaga, genereerib täiendavat infot ja kuidas sellest saada nagu mõistlikku infot, kuna inimese tähelepanu, inimese vajadus info järgi on piiratud, seadmete ja andmete genereerimisvõime on piiratud. Et mismoodi sellest rägastikust nagu saada otsustuse infot. Üleüldiselt praegu mõned niisugused andmed, nagu, mis on erinevad uuringuvõimade maailmas nagu, mis ma huvitavad asjad siin oppisin välja, leidin, mis on konkreetselt selles kontekstis nagu olulised. Kui ma eksin, see IDC või oli keegi teine, igal juhul ennustatakse, et aastaks 2020 on üleüldiselt turu peal olukord, kus bränd ja toote hind, ükskõik mis valdkonnas, ei ole nii oluline kui kliendi kogemus, sest kliendi kogemus, mis on siis nii-öelda turunduslikult edasi. Ehk siis see on juba praegu selgelt näha, et väga paljud kliendid järjest rohkem nagu teevad otsuseid selle põhjal, mis on teised kliendid kuskil internetis öeldud või mis on nagu otsuse kriteeriumi aluseks. Teine asi, mis on nagu selge, et turu peal näha, seda on Ameerika psühholoogia assotsiatsioon uurinud ja üks suurem uuring uurinud, et 40% tegelikult töötaja ajast läheb selle peale, et lülituda erinevate nii-öelda oma tegevuste vahel, erinevate taskide vahel, erinevate programmide leida, erinevate infot alustada uue tööjõuga. Et see on umbes 40% raisatud ajast, mis tähendab nagu maailmamajandus umbes $450 miljardit kulu kokku. Eks igaüks teab ise, milles ta igapäevatöös nagu on, aga selge see, et see on hästi suur hulk raisatud produktist aega, otsime mingid andmeid, hakkame kasutama teist töövahendit ja kõik see asi. Ja teine asi, et niisugune selgelt on näha, et ettevõtted, kes on nii-öelda digitaalse transformatsiooni selleks, kes nagu järjest rohkem kasutavad neid võimalusi, neid tehnoloogia pakub kaasa läinud tänapäevaks, et nende keskmiselt nii-öelda maailmamastaabis on $100 miljonit umbes keskmiselt suurem nii-öelda
käive võrreldes teiste ettevõtetega, kes on võib-olla vähem. No siin on näiteks Ameerikas jaekaubandus hästi võrreldav targeti kett, ülemaailmselt on juba ajalood, kes on hästi uusi tehnoloogia hästi palju kasutatud ja sellest päris palju võitud, teistpidi Walmart, kes on nagu suurimaid, üritab nagu hästi kiiresti sellele järgi jõuda, aga on nagu selles mõttes raskustes. Väga kiirelt üle, et ma siin aja kokkuhoiu mõttes võib-olla nagu väga pikalt nende slaidile peatunud isegi, et see on nii oluline. Kui vanasti oli meil igasuguse tegevuse jaoks võib-olla oma seade, kus oli vaja siis oma tarkvara, seda hooldada, seda õppida, siis pilve nii-öelda strateegiline mõte on selles, et meil ei ole vahet kus seadmest, millisest seadmest, missugust taskima kasutame, meil on see telefon, see on päätamise, kas või televiisor või arvuti, et kogu see kasutaja, mitte ainult kasutaja kogemuse mõttes, et see kogu see keskne kõik on sama, vaid ka kogu selle hooldus ja kulu mõttes meil ei ole enam igale seadmele vaja aplikatsiooni ja seda hooldada, seda hoida, et see kõik toimub nagu keskselt centraalselt piiras. See on üks suur oluline muutus ja võit selles asjas. Siin ka natuke Microsofti nagu pildina seda, et kogu see kasutaja kogemus mingisuguse süsteemi kasutamisel, et see oleks võimalik standardne kasutaja, kes kasutab CRM-i ja ERP kasutama ERP-süsteemi mingisuguses osas, et see kogu see tema töökeskkond oleks võimalik ka see, mida ta oskab ja teab, et sinna võimalikult vähe kulu läheks, et kellegi järjekordse uue mingisuguse tarkvara või lahenduse õppimisega. Mis on juhtumas lähiajal just? Nüüd ma jõudsin kiiruga selle võidumani, millest ma rääkisin, tegelikult ei rääkida. Microsoftil lisaks sellele, mis just enne siin räägiti, on tulemas uus navigatsioon, lisaks sellele tuleb pilveversioon ärilahendusest, kus pannakse kokku nii-öelda kaks kõige suuremat ärilahenduse valdkonda, CRM-i ja ERP funktsionaalsus, ehk siis Now ja Microsofti CRM-i lahendus pilveteenusena ühes kohas koos. Koos tähendab seda, et nii-öelda kasutaja kogemus on koos, kui palju andmemudeli võiks omavahel hästi integreeritud ja koos. Ma siin paar slaidi veel selle kohta, et siis natuke veel täpsemalt. Mis selle eesmärk? Selle eesmärk on see, et kuna seda asja teenusena müüakse ja teenusena klient saab tarbida, siis üks asi see, et nii-öelda ingliskeelne hea sõna scalability, et klient, kellel on mingisugune teatud ajal, saab alustada täpselt sellega, mis tal on vaja. Et ta ei pea ostma suurt mingisugust litsentsi, seda hakkama investeerima juurutama ning sellest siis seda kasulikuna välja saada, vaid ta ostab täpselt selle teenuse, selles mahus, selle, mis tal on vaja. Kui tal selgub aasta pärast, et tegelikult ei ole nii vaja, siis samamoodi on seda võimalik vähendada või siis suurendada vastavalt nii nagu ärivajaduste ette näe. Teine on see sama produktiivsus, mis ma nii-öelda ka mainisin, et kogu see kasutaja kogemus, kogu see uue mingisuguse funktsiooni, uue mingi kasutusele võtmine, laiendamine, et see on nagu hästi lihtsalt sellega tehtud, et see on juba kuskil olemas, et ei pea hakkama seda kuskil installeerima, serverid ostma, kogu niisugune problematistik jääb nagu ära. Kolmas, mis see on nii-öelda süsteemi intelligentsuse pool, ehk siis kogu, siin on hästi palju erinevaid teemasid, nii-öelda see IoT teemus, erinevad internetiseadmed, kõik on Microsoftil see intelligentsuse süda nii-öelda Cortona, kes on siis see mootor, mis nagu iseõppiv andmemudelid näiteks, mille üle saab erinevaid analüüsida, näiteks kliendi journey analüüsid, kõik need asjad, mis on mudelitena platvormiks sisse ehitatud, mida saab automaatselt võtta nagu aluseks, arvutusalustust mingisuguste äriprotsesside defineerimisel ja see on suur pilve nagu arvutusvõimsus koos algoritmidega, mis nagu ise vastavalt kogemusele siis õpib ja täiendab juurde, et see on nagu sama asi, mis on juba olemas kõik. Ja lisaks sellele siis nii-öelda, nagu ma mainisin, see adaptability vastavalt äri muutustele, äri suuremast vähemalt, et siis on võimalik seda kogu seda lahendust nii-öelda
tarbida täpselt seda, mis on vaja. Ja nüüd on see slaid, mida ma tegelikult ei tohiks enne novembrit näidata, aga siin ta on, et tegelikult see on see, jah, päris nii ka ei ole, aga siin on see nii-öelda see täisulatuses see nii-öelda Microsofti pilve pilt, mida nagu pakutakse, et kui me siin võtame Office 365, ma ei tea, kui palju on Office 365-ga kokku puutunud, et seda on siin turul hästi palju tegelikult nii maailmas kui ka Eestis, et see on nagu hästi edukaks tooteks olnud, sellest võetakse see nimi, mis Dynamics'id on olnud, Dynamics 365, et see brändina nagu tuleks kokku. Et kui alustame siit, siis kogu see kasutaja kogemus nii kasutusmõttes kui ka integratsiooni mõttes erinevad vahendid on hästi kokku pandud. Power BI, mis on kogu nii-öelda see analüüsivahend, mis on eraldi laual ka praegu, aga on samuti juba sisse nagu sinna nendesse vahenditesse pandud. Cortana Intelligence on see, mis ma just rääkisin, kus on kogu see analüüsi, intelligentsuse mudeldamise pool, mis on pilves nii-öelda olemas. Erinevad Azure'i Internet of Things, asjade interneti konnektorid, mis koguvad andmeid kokku erinevatelt asjadelt ja nendega kõik võimalik, mis nendega teha saab. Ja Dynamicsini osa on siis siin see 365, mis koosneb siis võib-olla ka natuke sellest on mingi üle, et nagu mõistmine siis natuke on muutumas, et need tulevikus oleks nagu võib-olla nagu hea kohe hoomata. Et Sage'i pool ehk siis niisugune CRM-i müügihaldusfunktsionaalsus, field service'i pool, mis on siis kogu niisugune teeninduse ja hooldusfunktsionaalsus, mis on kogu äriprotsessis sinna pandud. Vastame nii-öelda kliendi teenindus, mis on siis kogu kliendi 360 vaadani kliendiga kõik toimub. Projektide automatiseerimine ja üks asi, mis lihtsalt, et see edaspidi võib-olla on oluline, ma ei tea, kui hea halb, aga igal NAV, see kas siis NAV või SAPS, mis on mõlemad nagu Microsofti ERP tooted, on nii-öelda selle Dynamics 365 Operations on selle edaspidi selle osa nimi, et see on nii-öelda see ERP osa sellest Microsoft Dynamics 365 lahendusest. Samuti on siis partnerite poolt tehtud nagu vertikaalid ja üks asi, mida ma korra veel peatun, on see, mis on oluline selle juures, on nii-öelda see common data model, mida nimetatakse, mis sisuliselt tähendab seda, et kogu see stack või kogu see lahendus töötab nii-öelda ühes andmemudeli. Milleks on nagu oluline, on just seesama, et kui meil on mingisugune klient, näiteks lihtsalt meil on klient, kellele me teeme mingisuguse müügipakkumise, me teeme CRM-is kuskil, meil on mingisugune klient, kellele me saadame tema koodiga näiteks kirja Office 365, siis see on täpselt seesama klient, kes on ka ERP-süsteemis, seesama müügipakkumine, seesama kiri saab olema CRM-is, kliendi küljes seesama müügipakkumine saab olema see, millest tehakse arve kliendile ja kogu see tema kliendi ajal, kui hooldus, tal on mingisugused seadmed, mida käib kuskilt teenindamist hooldamas, et see on kõik selles ühe sama andmemudeli peal, et seal ei ole vaja mingisugust ise täiendavad neid asju kuidagi hakata siduma või leidutama. Ja lõpetuseks selle paketi teeme lihtsalt edaspidiseks tead, seda saab olema 2 paketti, nii-öelda Business Edition ja Enterprise Edition, mis sisuliselt muus osas on sama, paljus kõik on samas üks mõeldud nagu suurtematele klientidele, alates 20 aastast, kus on siis nii-öelda see ERP lõvendus Dynamics Accent, Axata ja teine on siis nii-öelda meie turule mõne enamasti sobival on nii-öelda see Navi nii-öelda pakett. Üks väike asi see, et kui ma enne ütlesin, et valmist on see välja tulemas, siis tegelikult nüüd see Navi osa tuleb, Navi ülejäänud on küll ka novembrist, aga see Navi ise tuleb natuke hiljem, meie turul see tuleb globaalselt tuleb Eestis või globaalselt tuleb novembris, aga Eestisse jõuab natuke hiljem. Ilmselt 2017 midagi. Aga see on nüüd ainult see, jah, see on nüüd see Navi osa, mis jõuab. Mul on siin mõned näited, aga ma saan aru, et täpselt neid rohkem praegu näitama, et lihtsalt kuidas ta on välja näeb, ma klikkan ta siit lihtsalt läbi, et kus mobiili peal tehakse nii-öelda kiire pakkumine kliendile. See saab siia Outlookist juba on otse nii-öelda Outlooki klient on ka Navi klient, kus on siis otse juba nii-öelda kogu see ühe klikiga tea see haaraks, kui klient kirjutab jah, tahab pakkumist, siis see pakkumise koodi põrnutatakse ära ja ongi sellest arvamus automaatselt saab saada sama läbi Outlooki emailiga kliendile. Et see on lihtsalt nagu ilus demo näide, mida ma nagu panin siia juurde.
lõpetuseks veel kord need nimed, mis on nagu tulemas, et siin nii-öelda praegune CRM saab olema siis Dynamics 365 kas müügiosa, kas klienditeenindusosa, kas nii-öelda field service, mis on siis hooldusosad, masinate hooldused, projektide hooldused. Dynamics AX saab olema 365 for operations, Dynamics NAV saab olema 365 for financial. Ja veel päris lõpetuseks, selleks, et nüüd mitte segadust tekitada, kuna just see räägitud, tuleb uus naviversioon ja kõik saab õudselt äge olema sellest, kõik see, mis praegu on, see jääb samamoodi edasi, see jääb olemas navi, see, mis praegu meil on ja siin ka nagu see väike roadmap siis selle kinnituseks, et nii see nimelt on-premise naviks, mis tuleb kuupäeval just lahti, aga see tuleb nagu oktoobri lõpuga peaks tulema välja on-premisest ja ühtlasi lisandub sellele nimeliselt pilvele. Tänud minu poolt ja kui on selle teema küsimusi alati on rõõmus täiendavalt näost. See oli praegu lambuga enda toodud on-premise lahendusena. Ma arvan, et AX ja on-premise lahendusena peale 2016 AX-il on praegu olemas versioon AX 2012.3 ja see jääb vähemalt mitmeks aastaks nagu on-premise lahendusena ja see, mis on tulemas AX-i pilvelahendus AX 7, see saab olema ka nii-öelda on-premise lahendus, ta ei ole enam seda tüüpi, see tuleb kuskil 2017-18, et ta saab olema tegelikult sama lahendus pilves, aga nii-öelda private pilv, et endale see pilv teha, ta ei ole eraldi, tehniliselt täpselt samast. Nähtumatid ei ole pakutakse, aga samas on võimalik täiesti sobivad, aga see saab natuke hiljem. Et hetkel niisugune see, mis on. Kas veel on küsimus? Kui ei ole, siis alati võib hiljem küsida ka, et tänud minu poolt veel kord.